20 tunnist sai 30 tundi, aga õnneks siis oleme Tallinnas. Oleme Urmasega siis Dubai lennujaamas. Kuna Dubai lennujaamas viimane kord, kui me olime, söögi ostmine on väga kulukas. Üks kebab maksis 12 € ja Red Bull maksis ka 12 €. Seekord ma olen võtnud endale Revolut Ultra paketi, millega saab tasuta lounge'idesse minna. Urmasele ma küll pean 24 € eest ostma lounge'i pileti. Lähme vaatame, mida saab lounge'is tasuta süüa, juua. Üks põhjus, miks lastega reisida. Sellepärast, et sa saad esimesena lennukisse normaalsetes lennufirmades. Lähme vaatame. Lähme lounge'i. Nagu näha on siin jogurtit, vett tasuta, piima. Noh, võtame smuutit endale. Huvitav, kas see on happukoor veel? Pole happukoort ammu enam söönud. Mingid burgerid on ka. Päris huvitav on niimoodi. Keedumuna, pannkoogid. See on mingi pajaroo. Ja oma praeriis, mingid vorstid. Urmasele siis võtsin niimoodi ja endale niimoodi. Kokku võtsin siis 4 tundi istuda ja süüa. Ma arvan, et see Revolut Ultra pakett, mis ma võtsin, see on 50 € kuus maksan selle eest. Ma võin igas lennujaamas, ma ei tea, 3-4 tundi istuda ja süüa tasuta lounge'ides, kaasa arvatud Tallinna lennujaamas. Tundub päris hea diil. Lisaks on seal eSIM 5 GB tasuta. Tasuta AI subscriptionid, Volt Plus on tasuta selle Ultra paketiga. Revolutis, mis mulle meeldib hullult. Seal on see funktsioon. Iga kord, kui sa maksad, siis ümardab sente ja kogub seda nagu sulle kassaks. Ta ei kogu seda niisama, ta kogub krüptovaluutat ehk Bitcoini ostab sulle. Kui sind huvitab, mine vaata rahanetis.ee Revolut. Lisaks on siis hommiku elbeid, hot milk, cold milk, igast mahlad. Võtsin neid väikseid kanaburgereid, hullud maitsevad on smuutid chia seedmetega. Super nüüd. Just toodi lauda ka kohvi. Ma olin nii vaimustatud, ma pole kunagi varem käinud launge'is. Mul on kõht täis, lõpetan vaikselt oma kohvi, Urmas veel mugib ja siis paneme lennuki peale ajama. No, kas kõht on täis või? Ande. Tulime lounge'ist ära, Urms sööb ikka veel õuna ja me isegi ei saanud maha istuda. Kohe kutsuti lastega pered esimesena peale esimest klassi lennukisse, nii et me saamegi kohe lennukisse istuda maha. 2-korruseline lennuk. Lounge'i toit vist töötab hästi. Urmasele toodi lasteroog siis pasta, kana, brokkoli, see on juustu, võid, küpsiseid, ketšupit, banaanibrauni, siis on hummust ja tomatit, kõrvejook ja saiake. Võtsin 2 pepsit, Strogonov kartulite ja tegvilledega, quinoa mingisugune upade asjadega, magustoit ja kõuda juustu, saiake, tundub veits teistsugune olevat kui Urmasel oli. Ma arvan, et ma annan need Urmasele. Ühesõnaga lootsime täna siis jõuda Eestisse. Dubais keegi meie lennuki pealt jäi haigeks ja lennuk pidi tagasi pöörduma stardimisse sealt rajalt ja siis ootasime mingi 3 tundi seal. Ja siis kui me lõpuks Amsterdami jõudsime, siis Amsterdami lennuki ukse ees oodati meid kohe sellise pakkumisega, et 600 € hotellitoa koos hommiku ja õhtusöögiga on meile buukitud siis ära ja buukiti uued lennud järgmiseks hommikuks kella 9-ks. Saame ühe õhtu Amsterdamis veeta või ühe öö. Aga veits nõme on nagu. Ma lootsin ikka täna Eestisse jõuda oma pere juurde. Mul on kõik riided ja asjad on ju ära antavas pagasis ja veits jama on, aga muidugi ma olen ülitänulik, et nad kohe ootasid mind hotelli. Ma ei pidanud midagi ise nõudma või midagi. Emirates ikka nagu mõtleb oma klientide peale. Siin Amsterdamis on ikka mega palav. Ma alguses põdesin, et Urmasel ja minul ei ole nagu riideid, et kõik üleriided on meil ju ära antavas pagasis, aga siin külm küll ei ole, siin on mega palav. Äge on nagu see ka, et transport on tasuta hotellini ja tagasi hommikul. Päike on jäda palav. Päike on väga palav ja vaatasin siis see hotell, kuhu Emirat meid paigutas, on 4-tärni hotell ja edasi-tagasi sõidab Mersu-buss. Lähme siia peale. Emiratide lennufirma andis meile siis sellise Amsterdami hotellitoa 1 ööks, kuna meie lend lükati edasi. Me ei saa täna õhtul enam Tallinnasse, vaid selle asemel peame homme hommikul minema kella 9-st
täitsa äge tundub minu arust. Umma juba lebob. Espresso masin. Ja nüüd pessu. See on siis see hotell, kuhu Emiratsi lennufirma meid paigutus ja kõik stewardessid ja ma arvan, et ka piloodid on siin samas hotellis. Nad tulid lifti peal vastu ja ütlesid, oi, siin me juba teame ju. Hommikusöök vist on siin. Aga mida hommikul süüa pakutakse? No, vaata. Need on muna. Need ma ei teagi, mis need on. Ameerika pannkondi. Seda ma võtsin. Peekon, seda ma sõin ohtralt. Päris korralik valik. Siin on igasugused puuviljad, jogurtid, asjad ja seal on juustud. Eraldi on siis saialett olemas. Aga mina võtan siin latte macchiato. Me peame kähku endale kõhud täis sööma, sellepärast et meil 2,5 tundi ainult lennuni aega. Ime imlusat hommikut kõigile. Ja nii saigi meie aeg siin hotellis läbi. Meil oli muidu vautšeriga tasuta õhtusöök ka. Kui ma pesus ära käisin, me olime, ma arvan, 17 tundi järjest lennukiga sõitnud. Peale seda ma läksin heitsin voodisse pikali ja ma jäin magama. Nii et ma ärkasin alles öösel üles ja siis ma olin, meil oli õhtusöök ka. Ja Urmas sõi snäkke ja minul ei olnud kõht tühi. Nüüd oleme siis Rava juurde jõudnud. Amsterdami turvakontroll on peaaegu et sama hull kui Vietnamis passikontroll. See järjekord lihtsalt oli mega pikk. Kohe hakkame Eestisse jõudma. 2 tundi, 12 minutit lendab. Nüüd on siis värav avatud. Hakkame lennuki peale minema. Chillib tabletis. Oli mõnus siin Amsterdamis. Pingevabad viibida. Viimane kord ma olin nii pinges. Iga hotellituba maksab 300 €. Üks öö. Ei joo, sina ettevõtja. Kui sul on beebipoodi, beebilehte vaja või e-kaubamaja, siis kirjuta mulle. Ma just sain valmis ühe e-kaubamajaga, mis mahutab mitukümmend 000 toodet, saab isegi rohkem kui optimeerida veel. Bussbars.ee, minge vaatama, sealt saab busside varuosasid tellida. Kuni järgmise tripini, nüüd saame lõpuks koju Tallinnasse. 2 tundi lendu ja siis oleme Tallinnas. 20 tunnist sai natuke rohkem, sai 30 tundi, aga õnneks sai vahepeal hotellis ka olla tänu Emirates Airline'ine. Kodu kallis kasunu. We expect flight time of 2 hours towards Tallinn today. Saate aru, ma just mõtlesin, et miks inimesed võtavad selle kindlustuse, et kotid ära kaovad või lend edasi lükkub. Et mul pole kunagi oma üle 20 riigi läbinud, mul pole kunagi kotid ära kadunud. Siis kui Tallinnasse jõudsime, siis ootasime seal lindi juures, kust need kotid järjest tulevad lennuki pealt maha ja ei tuldki meie kotte. Aga õnneks Tallinna lennujaam oli nii muhe, et nad ütlesid, et tõenäoliselt järgmise lennukiga tulevad teie kotid, saadame teile koju. Tegin mingisuguse taotluse järgmise päeva hommikul kella 11 paiku kargobuss tõi mulle siia ära. Aga nüüd oleme turvaliselt Eestis natukene aega. Järgmine video on tulekul.